Nagu saate alguses sai öeldud, me võtame ka telefonieli neid vastu ainult kahjuks ühe helistaja. Need, kes meie saatesse saab alati esimesena helistada, selle küsimustele ka vastame, mille pärast meil see rubriik avatud on. Inimesed soovivad väga erinevaid asju teada ja Kreisi raadio aadressil on kohutavalt palju hunnikute viisi kirju saabunud. Küsitakse üht, küsitakse teist, aga et mitte kuulajatele jätta niisugust muljet, et nagu me suisa valetaksin selle kirjade hunniku puhul, siis me oleme otsustanud, et esimene helistaja, kes Kreisi raadiosse saab helistada, saab ka oma küsimustele vastused, ükskõik mis valdkonnast, ükskõik ka kus need ei ole. Ja meie telefonil 0488 ongi esimene helistaja. Hallo, hallo. Hallo. Tere. Kuulete mind, jah? Hallo. Hallo. Tervist, kust te meile helistate? Mida? Kust kandist te meile helistate? Teresevast. Kuidas? Hallo, kust kandist helistate meile? Teresevast. Aha. Koguni. Teresevast. Väga huvitav. Sealt on, viimasel ajal on sealt väga palju meile kirju tulnud. Kas teie olete ka meile üks kirjutajatest? Jah, ma olen kirjutanud kolm kirja teile. Aha, ja kirja kirjutasin ja siis kirjutasin 2 suurt kohe järgi ka. Selge. Tähendab, me küll hääle ja käekirja nüüd nii hästi kokku ei viibõla tutvustate ennast. Kes te olete? Kes te olete? Mis on nimi? Ei ole? Jaanes. Jaanes. On tore nimi. No pandi selline nimi. Ma tahaks küsida, kui oli selline rubriik, ma lehest lugesin, et rubriik on, et tahan teada kõike. Noh, ole hea, Jaanes. Mul on selline probleem, et ma ei saa ühest asjast aru, raadio ostsin endale. Noh? Ja sinna peale on stereo kirjutatud. Jaa. Et mis ma nüüd sellega teen, tähendab, mis see stereo siis, mis see on see stereo? Hannes, kas te, Jaanes, olete rahul, kui Hannes vastab? Ei, mul on ükskõik päris ma aru saaks, mida selle stereoga teha siis? Ja, kohe. Muidugi praegusel õhtusel hilisel tunnil ei ole võimalik kahjuks kuskilt kätte saada Aleksander Popovi kirjutatud raamatut, mis on stereo, küll aga on võimalik seda osta kõikidest raamatukauplustest, nii et kui teil seal oma kodukandis mahti on või kui teil Lavka sealt külast läbi sõidab, küsige kindlasti. Kindlasti, küsige Lavka müüja käest. Aga autopoes on raamatupoodi? Autolavkast, küsige sealt raamatut Aleksander Popovi. Teine on see mesilaste tarude Just. Ja selle kõrval. Täiesti nõus. Aga ma püüan teile lühidalt anda sellise ülevaate või nägemuse, mis siis jah, õigupoolest tõesti stereo on. Rääkige hästi lühidalt ja kiiresti, muidu ma ei tea, võib juhtuda võib-olla midagi ju. No selge. Ilmselt kuulete te ilmselt mõlema kõrvaga. Kahjuks ei. Ei kuule mõlema kõrvaga? Ei kuule, jah. Te kuulete siis ainult ühe kõrvaga? Mul on parema kõrva juures on toru, sellega ma kuulen. Selge. Tähendab, see, mida te praegu kuulete, ehk siis kui te kuulete ainult parema kõrvaga, see on mono. See on monofooniline heli. Kui te kuuleksite mõlema kõrvaga korraga, siis nimetatakse seda stereoks, ehk siis stereofooniliseks heliks. Te praegu kuulete monofooniliselt, aga kui te panete nüüd mõlemad torud kõrva juurde, siis te kuuletegi stereot. Mul on üks toru ainult. Pange mingi teine toru ka. Pange endale teine toru teise kõrva juurde. Toru võib võtta. Kuidas? Suvalise toru võib. Jaa, täitsa. Pange mingi toru, ühesõnaga tähtis on see, et te kuuleksite mõlema kõrvaga. No, õigus ma panin nüüd teise toru ka. Nii, ja kuidas tundub? See ongi stereo nüüd. Kas oleks nagu hobused kappavad mööda? Ja. Nagu läheks teie selja tagant läbi. Vot see ongi stereo. Tunnete, kuidas see töötab, eks ole? Väga huvitav. Ja nüüd, kui te võtate selle ühe toru ära ja katate ühe kõrva, siis te ju tunnete selgesti, et hobused läheksid nagu teist vasakult poolt mööda, eks ole? Kuulake. Nagu lähevad ära. Nad lähevad nagu teist eemal, eks ole? Lähevad minema, jah. Ei, nad võivaks veel jääda. Meil on hobuse kasvatus siin samas lähedal, las nad olla siin. Väga hea.
aga mul on veel üks küsimus, kui tohib, jah? ja loomulikult. Ma rohkem siis ei lülita, no nüüd on stereo, ma tean vähemalt. Ma saan Matile ka rääkida, mis stereo on, see on naabrimees mul. Selge, kas... siis ka raadio ja jälle stereo, et kõik räägivad stereo ja mitte midagi ei tea. See teine jutt, mis ma tahtsin, et vaat nüüd on see probleem on, et kõik meil juhtmed on aga seal on kirjutatud, et need patareid käivad ka, no tean, need koroonad või mis need on, käivad sinna sisse, et siis saab raadiot kuulata, stereot ka, aga ei ole ju neid saada meil, praegu siin küll ei ole saada, et äkki võib-olla te teate, et äkki on võimalik niimoodi ise valmistada, meisterdada mingi selle patarei. Jaa, on küll. Hannes teab seda hästi. Patareide koha pealt on muidugi märksa asi lihtsam, sest ilmselt olete te just nimelt seesama härrasmees, kes meil on ka kirjutanud ühe kirja, kus siis palutakse... Kolm kirja kirjutasin. Jah, ja üks on minul siin näpu vahel ja siin on ka küsimus, et kuidas valmistada patareisid. Ja et nüüd öelda otse, siis see ei ole üldsegi mitte keeruline. See on väga lihtne, teil on vaja traati, Traati. Ja. Traati, kartongi ja... Kartongi? Ja. Pappi, ehk siis kartongi, traati ja ühte vana kella. Kella? Ühte vana mehaanilist äratuskella. Ahah, see vaani. Just nimelt. Ja. Võtate selle vana äratuskella seest üleskeeramismehhanismi välja, panete mõlemad traadid, mis teil on. Teil on 2 traati vaja. Ja. Panete mõlemad traadid selle kellamehhanismi külge. Nii. Ja panete need ühed otsad siis miinusotstesse ja teised plussotstesse sinna mehaanilise kellamehhanismi külge ja teise otsa panete läbi kartongi ja kinnastega. Kuidas? Selle papi? Jaa, läbi selle papi. Postkaart võib ka olla või? Jaa. Aga kui ta fotoga on, ega see ei sega? Ei, foto on vaja panna sisse poole. Foto peab olema siis selle... Seina poole. Seina poole. Pildiga seina poole. Tähendab, et jumala pärast ei oleks välja poole. Selge. Siis ta ei tööta. Ja siis panete need otsad foto teiselt poolt tagant kokku. Tähendab need raadio otsad või? Jah. Nii. Ja ühendate raadioga. Aga kuhu auku sinna raadiosse tuleb panna? Seal on kirjutatud pange. Pange auku. Selge. Jah. Ja... Või on seal aut? Ei ole auk ikka, jah? Auk. Auk. Raadio küljes on auk. Jah. Ja kui hästi ei lähe, siis võib aamriga peale koputada. Aamriga, aga kõvasti peab lööma või? Ja, esimest korda peab hästi kõvasti lööma, siis pärast niisama toksid otsa veel. No, selge. Aitäh! Oli nüüd natukene abi sellest meie... Me Matiga teeme täna õhtu asja juba valmis. Selge. Ma loodan, jah. Ja Tõnne ja... Midagi on, ma proovin veel helistada. Ja kui ei õnnestu, siis helistage tagasi. Ja ma kindlasti helistan. 0048. Ma kirjutan teile ja helistan ka. Kas teil on mõni muusikapala, mida te sooviksite kuulata? No, võiks kuulata küll mingi sellist äkilisemat. Me siis mõnikord laseme teile seda. Laske ükskord üks äkiline lugu, nii et võtab ikka tsiraka seest läbi kohe. Ja, saab ikka. Lööks niimoodi, kondid lööks. No, kui on, tead nagu meil naljapõrust öeldakse, et kui on kondid segisi radikuliit on ära teinud, siis et lööb sirgeks. Ja, lööb. Hästi, Jaanes. Mida? Tervita Matit ka. Ja. Ja kõike head sulle. Kõike head ja ilusat õhtu jätku ja... Olete korrad tüksed marrudad vennad, et seal. Olge tuulid. Aitüma, kõike head. Nägemiseni.